Tere kõigile! Täna teeme maski. Ja miks me teeme maski? Sellepärast, et Eesti rahvakalendris on novembrikuus 2 väga tähtsat tähtpäeva. 10. novembril on Eesti rahvakalendris mardipäev, kus lapsed ja täiskasvanud ka panevad selga tumedad riided ja nad maskeerivad ennast ja siis on hea teha tumedat maski, et keegi sind ära ei tunne. Ja siis nad lähevad, käivad kodudes üksteise ukse taga, koputavad, laulavad mardilaule. Kui te ei ole kuulnud neid, siis küsige ema, isa, nad kindlasti leiavad teile ja nad oskavad teil rääkida ka, mis selle päeval tehakse. Ja peale seda antakse teile võib-olla mõni komm või õun või midagi maiustuseks, mõnikord raha ka. Ja 25. november on Eesti rahvakalendris kadripäev, siis tehakse selliseid heledamaid maske. See on nagu kurb. Heledamad maskid ja pannakse selga heledamaid riideid ja samamoodi käiakse kodust kodusse, lauldakse kadrilaule, soovitakse igasuguseid õnnesi, uurige selle kohta, aga seekord te võite teha niimoodi, et te lähete lihtsalt iseenda kodu ukse taha, lasete uksekella, koputate uksele ja teete omale emale, isale või kellega te koos elate kadrilaulu ja mardilaulu ja maskeerite ennast selle maskiga, mis te täna teete. Ja te võite teha mitmeid maske. Näed, mina siin sattusin hoogu, tegin siin ühe rohelise maski, siis minu pisikene Popi tegi ühe sellise maski. Vaja läheb ainult valget paberit, aga kui te tahate teha, siis võib ka teha värvilisest paberist või see on ka isegi papppaberist, see on natuke raskem teha, aga võite teha seda ka. Ja kui te igav on, siis võite isegi teha selliseid pisikesi enda nukkudele või isegi niisama kaunistuseks, see on selline pisikene moob käe sisse. No nii, seda maski on väga lihtne teha. Vaja on ainult paber, käärid, harilik pliiats, lõnga ja siis kaunistuseks, mida te iganes soovite, kas te värvite värvipliiatsidega, viltpliiatsitega, templitega, ükskõik mis te tahate sinna peale teha. Soov ja valikuvõimalus on teie. No nii, alustame. Esimene samm sellest ristkülikukujulisest paberist me peame tegema ruudukujulise paberi ja see on lihtne. Võta üks tipp ja murrad selle teisele poole ja voldid joone alla. Nii. Ja see, mis jäi üle, selle voldid ära, et sa näed, kus see joon on, mis ülejäänud osa ära lõigata. Nii, võtad käärid. Kes on liiga väike, 3-aastane, võib-olla 4-aastane ka, küsige ema või isa abi, et lõigata kääridega. Võib-olla, muidu juhtub õnnetus. Nii, käärid ja lõikad selle osa siit ära. Lõigatud. Nii. Ongi ruut. Näete, meil on siin üks triip. Meil on vaja teistpidi ka triipu teha. Ja selleks paneme selle uuesti lauale ja paneme teised tipud kokku. Siis saame teise joone ka. Nii, nüüd ma olen ristipidi. Üks joon on niipidi, teine on niipidi. Nii. Järgmine samm. Paned selle pooleks uuesti. Võtad siit tipud, 2 tippu ja murrad niimoodi silma järgi umbes nii, nagu et jääks nii, et pool ja pool. Siis teed lahti, üks jääb sissepoole ja siis murrad selle teise, mis sa ära murdsid, teise tipu ka sissepoole, siis on nad mõlemad seespool niimoodi ilusti. Ja tuleb selline osa. Nonii, nüüd teeme silmad. Võtad uuesti lahti, see äär, voldi keskjooneni, aga ära voldi kogu seda äärt alla, vaid ainult selle koha peale, kus su silm tuleb sõrmega tasakesti. Niimoodi. Teine pool ka. Äär keskjooneni. Ja see, kus arvad, et silm tuleb, sinna sõrmega. Võid endalt proovi ka mõtled, kuhu need silmad võiksid tulla. Nii, siis paned nad kokku.
ja need kohast, kus silm hakkas tulema, teed siit sõrmega kinni. Nii, ja nüüd jälle sina pead valima, millised silmad sa tahad teha, kas sa tahad teha sellised teemandikujulised silmad või sa tahad teha sellised ovaalsed silmad või täitsa ümmargused silmad. Valik on sinu. Mina teen seekord täitsa ümmargused. Ja joonistad siia ääre peale pool enda silmast. Sellepärast, et kui lahti võtad, siis tuleb terve silm. Pool ja pool, kokku terve. Jälle käärid. Kui on vaja abi, küsi abi. Lõikad välja enda silmakuju. Võtame lahti ja vaatame. Vau! Mulle meeldib. Nii, järgmiseks teeme suu. Uuesti murrame pooleks ja nüüd sa pead jälle vaatama, kuhu see suu võiks olla umbes siia tulla, eks? Nii. Kokku ja joonistad siia, millise suu sa tahad teha. Kas sirge suu või naerusuu või tee kurvama suu. Valik on sinu. Mina teen lihtsalt tavalise suu, sirge. Teeme isegi huultega seekord. Pool suud, sest mäletate, pool ja pool kokku tuleb terve. Jälle käärid, lõikad välja. Milline see välja tuli? Uhuu! Päris lõbus. Nii, nüüd teeme selle maski natuke huvitavamaks, sest praegu ta on selline täiesti lame. Nüüd me tahame teha niimoodi, et kui see mask meil peas on, siis nina mahub ka siia sisse. Ja selleks on üks trikk. Nii, murra uuesti pooleks enda mask. Nii, ja sealpool, kus sul on silm, keskjoonest murrad sellise väikese voldiku ühe silma poole. Niimoodi, nagu oleks üks sarvik. Nii, nüüd teed lahti ja nüüd on kõige raskem osa. Võib-olla on jälle vaja väiksematel abi, küsige abi. Nüüd sul on 3 joont. Nüüd te pead selle keskmise joone lükkama sisse poole. Natukene on vaja pusimist. Keskmine on sisse poole. Ja voldi kõrvale. Seab selline sisse poole. Nii, panete jälle lauale. Ja nüüd see, kus see sarvik on, selle osa voldid sisse poole. Aga niimoodi, ma näitan teile, et see joon siin on täpselt samal joonel kui alumine joon. Nii. Ja nüüd see, mis see 3 nurgakene jäi üle, ette meile ette jääks, selle voldime siia taha kinni. Siia pöörad teda. Kas te nägite, läks siia taha peitu? Nii. Aga see tähendab seda, et nüüd meil mahub nina maski sisse. Nina koht on siin. Nii, kui te tahate sellist maski, millel on terav lõug, nagu see mask siin, siis võite juba praegu lõpetada enda maski. Siis on ainult siia vaja siduda lõng. Aga kui te tahate, et teie mask on alt sellise lõuaga, et lõud mahub ka ilusti sisse, siis teeme teiselt poolt, lõua poolt ka sellise 3 nurga sinna sisse ja selleks voldime selle maski uuesti pooleks. Mask pooleks. Nii. Ja nüüd teeme selle väikse voldi siit suust allapoole, huultest allapoole. Umbes nii. Nii. Ja samamoodi see raske osa nüüd
tulen siin 3 joont. Ja see keskmine joon nüüd peab minema sisse poole. Keskmine on sisse poole ja murrad samamoodi kõrvale. Ja nii. Nüüd murrad jälle lõua alla, sisse poole. Nüüd saab sarnase joonega siit ja nüüd peidame jälle selle kolmnurga ära, murrame siis ja taha kinni. Kinni, siis ta jää meil ette. Vau. No näed, mask missugune. Ja kui te soovite nüüd siis siit ääred, et need ei oleks liiga sellised sakilised, siis neid võite ka äärest lihtsalt voltida natukene alla, siit põse juurest alla, väiksed voldid ainult. Ja teeb natukene ümaram. Ja kui siit on ka liiga nurgeline, siis murrad natukene ka siit alla ja siit sisse poole, siis jääb niimoodi murra nii palju, kui sa soovid. Nii, ja nüüd jääb ainult panna lõng. Nii, teed 2 riba. Kui lõnga ei ole, teed mõne teise nöörijupi. Kuskilt ikka leiad mõne. Ja kui sa ei taha endale seda maski ette panna, siis jäta niisama, sellest saab väga ilus kaunistus. No nii, nüüd mul on 2 lõnga juppi. Nii, kus me need paneme? Need ääred siin, mis seal olid, me murrame selle pool sentimeetrit umbes sisse poole. Ja teeme täpselt keskele märgi ja selle lõikame välja. Väikse augu või teed ristküliku kujuliselt, lihtsalt lõikad välja. Nii. 1 ja 2. Ja teed lahti, siit saad lõnga läbi panna. Teisele poole samamoodi. Voldid umbes pool sentimeetrit või sentimeetrit. Lõigad ristküüliku või selle teemandikujulise lõike kolmnurga ja teed lahti, ongi auk. Mõlemal pool augud. Nii, see nõel, siit läbi ja sõlm. Kes ei oska veel sõlme teha, küsige jälle kellegi abi. Seda on alati lõbus kellegiga koos teha ja lõpus kaunistada ka kellegi koos. Väga lõbus. Või teete 2 maski ja siis kutsute kellegiga koos endaga kaunistama seda maski. Teete 1 maski mardipäevaks ja 1 maski kadripäevaks. Ja ma soovin kindlasti neid maske näha, mis te olete valmis teinud. Nii et saatke pildid või videod. Nii, ja siit kõrvade pealt kindlasti, muidu vajub alla ja seote tagant kinni, ongi mask olemas. Aga nüüd on vaja see mask ka ära kaunistada, eks? Nüüd trikk on selles, et kui sa siit pealt hakkad joonistama, siis võib minna su mask lömmi, nii et ära siit tee. Murra mask pooleks ja siis kaunistad ära 1 poole laual siledalt ja siis kaunistad ära teise poole. Üks väike trikk, mida ma teile soovitan, on, kui te tahate teha sellised tumedamad silmad, ma soovitan alati silma ümber siit just äärest lihtsalt musta värviga ära värvida. Siis jääb natukene, silmad jäävad, tõusevad paremini esile. Paremini kui mina, aga ma teen seda natuke hiljem. No nii, ootan suure põnevusega, millised maskid teil välja tulid, et palun saatke pildid. Tšau seekord!